Politseikroonika, kõikidel legendaarne, kõik mäletavad seda, ka mina olen lõpuks ära vaatanud selle, sest et ma siin... Olgem täpselt, Andrei on natuke teisest kultuuriruumist. Ma olen vene peres sündinud, vene kanaleid vaatan, eks mina tegelikult ju kõiki neid asju üldse kes ei vaatanud ja absoluutselt mul pole tõrna aimugi, mis siis nagu tegelikult Eesti telemaastikul toimub. Ja alles nüüd ma tegelikult ju eelmine aasta alles viisin kurssi ennast, nüüd ma olen ka ennast harinud ja ma tean, mis see nagu endast siis kujutas. Politseikroonikas, mida me võib-olla isegi pärast vaatame, seal oli igasuguseid seikasid, nii lõbuseid, naljakaid, ka tõsiseid asju. Mis sina mäletad, mis oli sinu jaoks võib-olla kõige sellisem ohtlikum moment, kui sa käisid politseiga kaasas ja sa olid mingites olukordades? No, ma ei tea, kas ma olen seda lugu kindlasti niisugustes seltskondades rääkinud, aga avalikult ilmselt väga, ma loodan, et ma ennast ei korda, aga Tartu maanteel oli tore lugu, kus siis jälle mu terav nina ütles, et Peeter, pea kinni selle parmude seltskonna juures, siin üks naine nutab siukse näoga, et midagi tõsist on lahti. Ja pidasime kinni, vägistamine, tuli ka politsei sinna. Naised olid välja kutsunud politsei, naised pikalt, kurat, kes vaatab, mine vaata, ostab peegel endale, vaatab peeglisse. Ei, politsei. Vaatab peeglisse, kes sind vägistab. Aga ta oli nii purjus, eks ole, et ta võis ükskõik mida suust välja ajada. Aga minul kuidagi see sisetunne ütles, et ei Peeter, natuke lakkutäis inimene, proovisin aru saada aga lõpuks siis kogu see seltskond aitas ja juhataski kõrvalmajja, kus siis koletu intsident olevat just nagu aset leidnud ja räägiti siis hirmsalt suurest mehest, kes majas vägistab nii mehi kui naisi. Olevat ka vägistanud ühe, kes oli 83-aastane proua, see nuttis silmad punased peas. Ta oli nimelt jalutu, ei saanud voodist püsti. Mis siin toimub? Mida sa naered? Inimene räägib sulle vägistamist, mida sa naered? Väga inimlikud reaktsioonid. Robi, palun ära naera. Palun ära naera. Mingi koletu jõuline isend oli sõbras sees, kes vägistas kõiki. See on šokk. Ta ei naera. Palusin endale kätte juhatada, et kus see mees on ja piisikene niisugune mustlase kutt või keegi siis tuli juhatama majja, mis ta siis oli, teisele või teisele korrusele. Maja laknaid ei ole, seal mingisugused täiesti väga õnnetud inimesed elasid ja käib mustlane ees jalaga, kõmm, üks uks lahti, tule siit, tule järgi, kõmm, järgmine uks lahti, siis järsku ühe ukse juures jääb seisma, et võt siin, palun, ise läheb ära. Ma mõtlesin ka, et mis seal ikka jalaga need uksed lahti käivad, mis ilgel litaka, uks jalaga lahti. Oligi koletu ise. Ja teisel poolust seisis, ma arvan, et ta oli võib-olla kasvult 1.20 või... Oh my God. Ja välja nägi selline nagu 2 Schwarzeneggeri. Täis tätoveeritud. Alasti. Ta tuli selle uksele palja tilliga vastu. No Juudas seisis seal ukse taga. Kuulis, et keegi tuleb üles. Oli vända valmis pannud. Mäkkar oli valmis. Ta tahtis vägistada uuesti kedagi. Peits, palun ütle, et see nii ei olnud. No võt, aga et minu elu päästis siis sellel hetkel operaator, kes tegelikult selja taga filmis ja lamp põles, mees lihtsalt ei näinud. Seisab ukse peal, küsib, et a kto здесь шутить решил, блядь? Ma ei osanud midagi muud. Aha, nii. Ehk operaator ei kustuta lampi ära. Poliitsia, одевайся и вниз, блядь. Sina ütlesid talle? No jah. Ja mees oli vist harjunud korraldusi täitma. Viisakalt pani ukse kinni. Ma hiilisime siis ära, põrandalauad kai nagiseks, läksime alla ja jäime politseid ootama. Mina ka helistasin politseisse, et tõepoolest vägistamine ja lubati tulla.
ja all ootame, loodame, et politsei tuleb, pidi hästi kiiresti tulema. Keda ei ole, on politsei, aga mees juba tuleb alla. Kas tal olid püksid jalas? Seal olid juba püksid jalas, tal oli jope seljas ja maja rahvas hakkas juba vaikselt igale poole kaduma, kes oli muidu kogunenud seda tsirkust nagu pealt vaatama sinna. Palju seal oli see rahvas? Noh, võib-olla üks 10-15 inimest, kes seal elasid ja keda ta terroriseeris ja mõned jalutud siis ja juuades parmud, kes ei jaksanud sealt keldrist või tõusta või voodist välja roomata. Vaatasid keldri aknast, jah? No täpselt. Kui koletu isend tuli trepist alla. ja viimasel hetkel jõudis politsei, nii et 6 politseinikul oli tegu, et see mees ära väänata seal. Et see oleks võinud väga halvasti lõppeda. Kas ta siis nagu osutus nagu vastupanu või? No muidugi. Hakkas seal vehkima ja no ime on, et need politseinikud lõuga ei saanud. No ajad olid sellised. Wow. Tundub, et mehed olid ka teisest puust natuke. Ei no mõtle, kui sa 6 mehega pead mingi venna maha väänama. Ta ei saa kõige lihtsam poiss vist olla. Kas see oli see Kalevi poeg? See on... See tundub mingisugune mees, keda ma just ei tahaks oma silmaga nagu näha. Kui siis kuskilt tahame. Aga õnneks jällegi see, et vangist ta oli tulnud seal paar nädalat tagasi ja vanglasse ta tagasi läks kohe. Sellised väga pikalt nagu ei saanud vabaduses olla. No vist ühiskonnale siuke kasulik teene, et ta sinna tagasi läks. Nii mõnelegi korterialanikule selles mõttes ka nagu suur boonus. See story lihtsalt.